Kuna meil on siin neid eelnõusid, mis suurendavad Eestisse massiliselt immigratsiooni mitu, siis tuleb ära täpsustada, millisest jutt käib. Mida siis see eelnõu teeb? See eelnõu lihtsustab tööloa saamist ja töökoha vahetust, kui sa oled Eestis tööloa alusel. See samuti võimaldab, kui sa oled välistööjõud, Eestisse jääda, kui sa muutud töötuks. See suurendab koormust sotsiaalsüsteemile, kuna sisuliselt laiendab sotsiaaltoetuste saajate ringi ehk viisaga töötajad hakkavad ka saama meil erinevaid sotsiaaltoetusi. Nüüd paneme selle komplekti nende ülejäänud massiimmigratsiooni soodustavate ja edendavate eelnõudega. Koos kõikide teiste eelnõudega liigume me olukorda, kus kõik senised piirangud võetakse lõplikult maha. Ja ma jään siin lugupidavalt eriarvamusele sotsidega, kes ütlesid eelmise eelnõu ajal, et meil on siiamaani olnud konservatiivne immigratsioonipoliitika. Ei vasta tõele. Viimane mädamuna, mille kinkis meile läbikukkunud peaminister Taavi Rõivas, oli välismaalaste seaduse muutmine, mis lõdvendas oluliselt Eestis tööjõu sissevedu. Ja selle tagajärjena on alates 2017. aastast Eestis olnud kasvav sisseränne. Ja eelkõige on see sisseränne tulnud tööjõu nime all ja eelkõige on ta tulnud kunagise Nõukogude Liidu territooriumilt. Mida me kõik tunneme ja näeme oma elukogemusega, Eesti vene keelestub iga päevaga aina rohkem. Ehk siis needki niigi lõdvad piirangud, mis meil olid immigratsioonile, võetakse siis nii-öelda tööjõu vajaduse nime all lõplikult maha. Ehk siis kõik, kes tahavad, saavad tulla ja kes on tulnud, saavad jääda. Ja meie maksame. Meie kui Eesti maksumaksjad, tööl käivad inimesed maksame. Maksame oma väiksema palgaga, sest et ta surub palka alla, sest tuuakse odav tööjõudu. Maksame oma maksudega, kui me katame nende sotsiaalkindlustuskulusid. Maksame sellega, et Eesti ei ole enam eestikeelne rahvusriik. Nüüd vaatame korraks suurt pilti. Suur pilt on halastamatu. Meil on täna võimul valitsus, mis tegeleb põhiseadusliku korra vastase poliitika ajamisega, sest põhiseadus ütleb ilusti, Eesti on rahvusriik, ette nähtud selleks, et oleks eesti keel, eesti rahvus, eesti kultuur säiliks, et oleks sisemine ja välimine rahu, et inimesed saaksid ennast teostada vabalt. Ja seda rahvusriigi printsiipi lammutab tänane valitsus aktiivselt. Aktiivselt. See on põhiseaduse vastane valitsus, kes meil on. Põhiseaduse vastase tegevusega valitsus. Aga sisuliselt, veelgi räigem, seesama valitsus tegeleb Eesti venestamisega. Sest kust siis tulevad need vajalikud odavtööjõu inimesed? Valitsus ütleb oma seletuskirjades ilusti ära, kust nad tulevad. Eelkõige tulevad nad endise Nõukogude Liidu territooriumilt, Ukrainast, Venemaalt, Valgevenest. Tulge mulle rääkima, et need ei ole venekeelne tööjõud. Aga lisaks sellele tulevad nad Usbekistanist, Tadžikistanist, Kõrgõzstanist, Gruusiast. Tulge mulle rääkima, et Usbekid, Tadžikid, Kõrgõzstanist või Gruusiast pärit inimesed tulevad Eesti tööturule mingis muus keeles kui vene keeles konkureerima. Ei tule, tulevad ikka vene keeles. Ja siis loomulikult, et Delfi debiilikutest faktikontrollerid ei saaks öelda, et ma rääkisin tõtt, siis lisaks sellele tuleb tööjõud veel Indiast, Nepaalist ja Bangladeshist. No võib-olla kõik nad ei räägi vene keelt. Aga India inimesed võivad vabalt rääkida ka. Ja seda kõike olukorras, kus Eesti on viimastel aastatel olnud stabiilselt 7-8% tööpuudus. See ei ole madal tööpuudus. See võib tunduda madal tööpuudus mingisuguse Euroopa keskmise pealt vaadates, aga normaalsetes riikides, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, on tööpuudus 4% ja seal karjutakse, et see on liiga kõrge. Meie puhul, kus me räägime aastaid, käib õudne undamine teemal, kuidas meil on tööjõupuudus, ei tohiks meil tööpuudus kuidagi olla rohkem kui 4-5%. Et sellise protsendi juures tulla rääkima, et meil on tööjõupuudus, siis meil on midagi valesti tehtud tööturul. Ja me teame, mis see valesti on tehtud. See on katastroof nimega Eesti haridussüsteem, mis lihtsalt ei koolita vajalikke inimesi õigel moel, õigel viisil, õigetele töökohtadele. Ja me teame veel, mis on valesti tehtud.
Meil on liiga madalad palgad. Miks meil on liiga madalad palgad? Aga loomulikult sellepärast, et juba 10 aastat saab Eestisse tuua sisse võimalikult lihtsalt odav tööjõudu. Ja kui sul on võimalik Eesti inimesele mitte maksta korralikku palka, sest sa saad maksta, ma ei tea, ukrainlasele või valgevenelasele või tadžikile väiksemat palka, siis eestlane läheb Soome, läheb Rootsi, läheb Norra, läheb Inglismaale, Ameerikasse või ei lähe üldse tööle, sest pole mõtet tööl käia. Tööle jõudmine on suurem kulu kui see palk, mis sa sealt lõpuks kätte saad tänaste kütusehindade juures. Nii et madal palk on teine põhjus. Ma ütlen selle kõige kohta ühe lihtsa asja. Ainus sisseränne, mis Eesti vajab, on eestlaste tagasiränne. Ja kui me saame korralikud palgad, küll nad tulevad. Ja loomulikult see valitsus oma eelnõudega tuleb kiiremas korras välja vahetada, sest nad hävitavad Eesti. Sellele eelnõu tuleb vastu hääletada.